senderdus. Ja Piira pääseb löögi alla! Lõpuvilega saab jalgpallis otsa higivalamine ja algab 3. poolaeg. Saate toob teieni Coolbet, Eesti jalgpalli suurtoetaja. Tervitus head 3. poole ja vaatajad, kuulajad, järjekordne episood taas kord teie ees, sedapuhku järjenumbriga 319 ning suur rõõm tervitada siin Õhtulehe stuudios Tallinna Kalevi pikaaegne kogukonnajuht, turundusjuht ja üldse mees, keda ilmselt Kalevi kodumängudel kõik on näinud, Remi Põld. Tere tulemast! Tere! No talv, mida see tähendab inimese jaoks, kes on äsja ühes klubis ikkagi väga suures mahus otsad kokku tõmmanud. Tallinna Kalevis sa olid pikki aastaid nii-öelda selline turunduspoole esindus, nagu uuest aastast on sinu koormus seal natukene väiksem. Kuidas see talv sul möödunud on? Suhteliselt sarnaselt nagu iga teine talv, et niipea kui hooaeg lõpeb, siis suundud oma talveunne, nagu väike karuke, magad seal kuskil päris pikka aega, kuni siis jaanuaris aetakse sind üles, et on aeg litsenseerimist natuke kaasa aidata, et ega selles mõttes väga palju erinev ei ole olnud möödunud aastast, et hooajale sai lihtsalt, või siis ütleme off-seasonile sai natuke varasemalt vastu minda kahjuks, et kui eelmine aasta läks siis ülemineku mängude tõttu pikemaks see hooaeg detsembrikuuni, siis see aasta kahjuks siis sai meie saatus natuke varasemalt selgemaks ja eks ta üks suur puhkamine ja taastumine on sellest raskest aastast, mis meil tegelikult oli Kaleviga üldse, et oli selline keeruline periood, aga selles mõttes uuel aastale vastu minnes ikkagist nagu optimistlik ja juba energiavarud taastuvad päris kiiresti, nii et jalgpall läheb edasi, elu läheb edasi ja nii see on. No Kalev langes esiliigasse eelmise hooaja järel. Kas see oli mingil määral ka selline asi, mida te natuke kartsite juba varem, et ikkagi Kalevi koosseis läks palju nooremaks, sealt mitu võtmemängijat läks minema, kuidas see hooaja esimene pool oli? Eks ta igale hooajale, ega see midagi uut ei olnud selles mõttes, et neid noorenduskuure, ma olen nüüd 10 aastat siis olnud Kalevis, et ega neid uuenduskuure, see on niisugune sõnapaar, mis iga aasta visatakse ikka nagu õhku, et põlvkondade vahetus, verevahetus, laseme noortel proovida ja lähme kogemusi hankima, et ega see midagi nagu teistmoodi see aasta ei olnud, et eraldi nagu sellist hirmu väljakukkumise osas ei olnud, ütleksin isegi, et oli natukene nagu, kui kõrvalt nagu anti märku, et mehed, et nagu natukene paanika on, siis minus vähemalt valdas selline rahu, et küll me kuidagi siit välja ikkagist ronime ja kahjuks see niimoodi seekord ei läinud selles mõttes, et tõesti on kahju, aga see on minu jaoks juba 3. siis nii-öelda relegation Kaleviga siis, et mingi hetk sa natukene nagu muutud tuimemaks ja julgemaks ja enesekindlamaks, et ega see jalgpall pidama ei jää, et lihtsalt teeme väikse sammu tagasi, et tulevikus teha 2 edasi, et oli hooaeg nagu iga teine, lihtsalt võib-olla keskmisest natukene raskem. No su jutust kumab sellist spordimehe rahulikust. Sport on sinuga terve elu kaasas käinud, alustada tuleb üldse mitte jalgpallist, vaid korvpallist sinu puhul. Jah, siuke veider karjääri trajektoor on võib-olla siis olnud minu puhul, et kui 6-aastaselt lähed esimesse klassi, siis tavaliselt ju kõik lapsevanemad vist teavad, koputab keegi ukse peale, tere, palun tule minu trenni ja siis sul on hunnik valikuid seal teha, et mina läksin siis oma sõpradega korvpallitrenni Väike-Õismäe gümnaasiumis, siis ma ei mäletagi, mis tollal selle klubi nimi oli, kes lõpuks ta oli ikkagi, nimi oli Nevox ja siis Habersti korvpall, et läksin korvpalli ja siis ütleme niipidi siis, et seda mängisin tegelikult nagu kuskil, ma arvan, 15 aastat või U20 Eesti koondisesse jõudsin välja, kus see oli siis see minu lagi, kus ma nagu pidureid pidin panema ja mõned mängud sain Kalev Cramo esindusmeeskonnas veel kirja, mis oli nagu ka väga uhke siiamaani selle üle, sellepärast, et iga aasta ikka saadetakse nende poolt ka siis Kalev Cramo legendidele, näitame siis kaamerale, ehk siis vanadele mängijatele ikkagi hooaja pääse, et saab ikka tasuta saali ja kaasa elama minna, et selles mõttes minu puhul nagu mina
oli natuke teistmoodi, et nagu korvpallis ei saanud jätkata ja järgmine hetk ma mäletan 12 klass, et mõtted ikkagist olid kogu aeg selle peale, et minust saab ikka professionaalne korvpallur, nagu ma arvan, ühele sportlasele ikkagist nagu õige on, et minust saab professionaalne korvpallur ja liiga palju nagu tagavaraplaane ei olnud, et ma mäletan, et 12 klass, ma olin juba siis tollal Tallinna Saksa gümnaasiumis, meil oli siuke spordiklass moodustatud ja tuli rääkima siis üks jalgpalliagent, võib-olla Eestis teatakse, ma arvan, teda piisavalt, Malle Koido, et temal on siuke lahe ülikool, käib lahedas ülikoolis Inglismaal, Loughborough University, et kui esitas seda kooli ja kui kellelgi on nagu siin on jalgpallureid, et andke mulle märku, et mul on siin kontakte ja ma tean, et tema kaudu vist läks isegi Ojamaa läks sinna Tarbisse vist oli vist niipidi. Vot nüüd sellele ma jään vastuse võlgu, ma nii täpselt ei tea, aga väga vabalt võib olla. Ja ühesõnaga, mina läksin sinna, küsisin, et kuule, et ma jalgat ei oska, et mis korvpalliga saab, et kas teil korvpallurid ka võtate või, ta ütles, et ma ei tea, et kuule, ma pean küsima natukene, et Inglismaa ju jalgpallimaa, et korvpalli nagu siiamaani vist väga nagu liiga tõsiselt ei võeta, kuigi sealt palju pallureid on nagu isegi NBA-s, et ühesõnaga väike mingi võimalus tekkis või idee, võtsin ühendust, järgmine hetk siis olin paberid sisse saatnud Loughborough Universitysse, olin sinna korvpallimeeskonda läinud, mängisin, mis oli siis ülikooli tiim ja oli meistriliiga tiim Leicester Riders ja seal alustasin siis spordi manageerimise ja teaduse bakalaureuseõpet ja siis paralleelselt mängisin korvpalli. No U20 koondisega, U20 Eesti koondisesse jõudsid sa välja, see oli see, mis sa ise välja tõid ja võrdluseks lihtsalt, mina oma vanusest tulenevalt seda aega ei mäleta, kui sa seal mängisid, aga Martin Paasoja, Rauno Nurger, Oliver Metsalu, Rait Riivo Laane, need nimed on Eesti korvpallisõbrale väga tuttavad ja nende kõrval oli ka Remi Põld vastasteks, näiteks Rudi Koobert ja Jonas Valanciunas. On päris sõge mõelda tagasi, et selline elu oli ka. Sõge mõelda ja see on nagu, ma täna hommikul veel autos ennem vaatasin, et mis nimed seal oli ja siis oligi U20 A-division 2012 aasta Sloveenias ja ma mäletan, seal oli selline periood, Eesti jäi muidugi eelviimaseks, see oli niimoodi, et aasta varem siis olime pääsme ära teeninud ja A-divisioni läks kaitsma siis see punt, kes siis tegelikult seda kohta välja poolt teinud, ehk siis sa mängisid tase kõrgema vastaste vastu ja seal oligi, ma mäletan, et oli väike Eesti riik, me jäime eelviimaseks, seal Andres Sõber oli peatreener seal ja väga-väga vinge kogemus, aga ma mäletan ühte perioodi, kus ma olen seal, sa vaatad neid tüüpe mängimas selle suurel areenal, puu püsti täis ja finaal oli näiteks Leedu versus Prantsusmaa ja sul on Rudi Kober seal väljakul ja siis sul on Tupan, Westermann, sa siis Leedu poolt isegi Valanciunas kas ta oli vigane või teda kohal ei olnud, aga seal olid Gidraitis ja kõik need Euroliiga mehed, keda me siin iga nädalaselt nagu seal Go3-s vaatame, aga ja siis ma mäletan seal nagu mõttelt tabamas ennast, et kuule, et Remi, et too hetkel muidugi ei julge tunnistada seda, aga et kuule, et sa pead midagi muud välja mõtlema. Mina ei suuda nendega võib-olla, et mis siis saab, kui sa ei suuda nendega nagu sammu pidada, et seal peab olema mingi tagavaraplaan olema ja sealt õnneks või kahjuks hakkaski idanema see asi, et tegelikult kuule, ma pean nüüd ülikooli õpingutele vähe tõsisemalt keskenduma ja võib-olla seda korvpalli nagu mitte ainult selle peale lootma jääda. Ja see õnneks selleks hetkeks ma olin juba Inglismaal ülikoolis Loughborough University's ja siis võtsingi vastu ühe otsuse, et nüüd ma keskendun õpingutele, seepärast ma 2 korraga ei suuda teha ja sealt tegelikult viis tee juba siis sinna jalgpalli juurde, kus siis mulle meeldis või ühesõnaga mu üks nendest tundidest oli andmete analüüs, spordi andmete analüüs ja pakuti siis praktikat Leicester City juures, kes tollel ajal oli siis championshipi mingi bottom team, et jalkast ma liiga palju ei teadnud, ma ütlesin, vinge vaata, et äge, et see veel kirja panna. Läksin sinna ja kõik nüüd me teame, mis punt see on, aga mulle meeldib öelda, et siis mina sattusin õigel hetkel sinna laine peale.
Kui sa läksid sinna, no ma vaatasin, sa oligi siis nii-öelda spordianalüütik oli see, millega sa tegelesid, lugesid pealelööke kokku ja palli valdamised, kõik asjad, on ju. Aga kuidas kossumees siukese asjaga üldse tegelema hakkas? Kui raske see oli? Ma ei kujuta ette, kui praegu peaks hakkama nullist analüüsima, ma ei tea, tennist või mida iganes, siis see on ikkagi päris keeruline asi. See käis niimoodi, ma mäletan, et see ülikooli paber, siis ülikooli õpingud koosnesid, siis spordijuhtimine oli tegelikult, see läheb ju nii mitmesse erinevasse valdkonda, et sul on alates sellest, et sul on ürituste korraldus, sul on see üritus selle ümber, mis sa korraldad, samas sul on see nagu tehniline soorituse osa seal ümber, et siis ma mäletan, me õppisime kõvasti anatoomiat, sündmuste korraldust, siis on sul spordianalüüs, on ju, sul on, ma ei tea, manageerimine, sul on igast need valdkonnad, et nad valmistasid ette tegelikult sind hästi palju mitmes valdkonnas, et ütleme siis, kui sa 3 aastat need õpingud ära teed, et siis sa saad valida tegelikult, kuhu maailmas sa selles spordis sisened ja minule kuidagi mingil põhjusel mulle meeldis teha tööd arvutiga ja üks väheseid asju, mis ma seal arvutiga siis kuidagi see spordianalüüs sümpatiseeris ja ma mäletan, et kas see võib-olla oli hea õppejõud või midagi sellist, üsna nagu lihtsalt oli, mulle meeldis see ja nagu koolides ikka tulevad sul igal poolt mingid siuksed infokirjad, vaata ühes infokirjas oli kirjas, et Leicester City otsib siis endale nagu praktikante spordianalüüsis ja 2 sõbraga vist panime kirja ja järgmine hetk oligi, et sõitsime sinna treeningbaasi ja vaatad neid platse ja ma mäletan, ma kõndsin ühest ruumist mööda seal, et see oli, tuleb nagu meeles hoida seda, et mina olen korvpallur, mina ei ole siukseid asju näinud, kõnnid ühest ruumist mööda, terve ruum on lihtsalt putsas nagu laest põrandani täis, mõtled, mis asja, vaata, mis tase, sa ei taju seda, mis maailma sa seda astunud oled ja tollel hetkel siis sattusime sinna ja ega tegelikult see töö koosneski sellest, et sa paned tegelikult neid kaamera jalgu püsti ja aitad seal peaanalüütikutel nagu seda natukene tülikamat tööd ära teha, aga kogemus selles mõttes vägev ja seda vägevam selle loo juures see, kui peale ülikooli õpingut aasta aega hiljem siis tõusti nagu Premier League'i ja sealt juba ju kõik teevad, mis juhtus. Meenut seda, kui sa said teada, et Leicester City tuli Inglismaa meistriks vastu kõik ootusi, seal oli vist mingi selline asi, et kihlveokontorid hindasid Elvis Presley elusana leidmist tõenäolisemaks kui seda, et Leicester City tuleb Inglismaa meistriks, ometi nad tulid. Mida sa siis mõtlesid, kui see juhtus? Mina kõigepealt ma olin nagu see oli nagu väike unenägu, sellepärast et ma olin just tulnud nagu jalgpalli sisse, ma muidugi vaatad kodus väiksena Manchester United ja David Beckham'id seal mis iganes kanalitel on Eestis, aga nüüd see oli nagu selles mõttes, et ma olin teadlik valikus, see on minu klubi, keda ma nüüd toetan, nad on championshipis, ma ei võta kedagi suurt, see on minu klubi, see on championshipis, see on sellepärast, et mina elan siin linnas. Nii et see oli teadlik valik, mis ma tegin ja siis ma olin valmis selleks, et ma nagu läbi raskuste, see on minu klubi, ma ei vaheta seda. Ja järgmine hetk, kui lõpetad ülikooli ära ja oled koju sõitnud juba ja siis vaatad, et kurat, et nad tõusavad nüüd Premier League, et oleks nagu 1 aasta varemalt, ma oleks saanud Premi mängu vaatama minna. Oli see esimene mõte mul oli. Aga sealt edasi see oli juba nagu, ma poleks nagu, see tundus nagu unenägu selles mõttes, et kõike neid mänge ma vaatasin, kõike neid hetki ma jälgisin kodus samaaegselt, kui ma rääkisin nende sõpradega, kes seal Leicesteris veel edasi oli. Et see just nagu ma siiamaani, see on nagu, kuidas seda seletada, sinu vast valitud jalgpalliklubi tuleb Premier League'i champion, eks. Suured sündmused olid seal terve hooaja jooksul, ma mäletan eraldi siis, kui 5-3 võideti Man Unitedit, Cambiassod, Vardid, kes seal kõik väravad lõid, et see oli juba nagu suur saavutus, aga nagu fantastiline ja pärast seda muidugi on see kõik see on ka teisi tiitlid seal võidetud, aga see ilmselt on üks erilisemaid põhjusega. Kui sa mõtled nagu sellele ajale tagasi, siis kas sa ütleksid, et see spordijuhtimise õppekava on üldse selline, mis on nagu võib-olla natukene nagu romantiseeritud maailmas, et see on midagi sellist, mida endised sportlased justkui võtavad, aga keegi täpselt ei tea, mis sealt nagu vastu saab. Et kas sa ütleksid, et see kraad on väärt kraad või tasus see õppimine seal ennast ära just akadeemilises mõttes? See põhjus, jah, ta on nagu selles mõttes, et Eestis tegelikult
Eestis on tegelikult, et sul võivad olla igasugused ägedad tiitlid su nime juures, igasugused spordijuhid, spordidirektorid, lõppude lõpuks me kõik teeme ühte seda sama tööd, et see spordikraad seal Inglismaal minu puhul mulle nagu väga meeldis. Sa ikkagist õpid seal teises keskkonnas, eriti veel Inglismaal, kuidas asjad peaksid ideaalis olema, seepärast et seal keskkonnas siis ütleme, kõik ikkagi käib jalgpalli kontekstis, et nad valmistavad ette sind, siis ütleme, kõik tahavad jalgpalli minna selles mõttes edasi tööle siis. Ja sa ikka mõtled ja need situatsioonid, kus sa seal oled, on ikkagist, sa saad lahendada neid perfektsetes tingimustes. Nüüd, kui sa tuled selle kraadiga tagasi ja hakkad Eestist üritad seda rakendama, et siis on muidugi on olukord natuke teistsugune ja nagu sa ütlesid, et see on nagu selline romantiline soovmõtlemine, et kuidas tahaks neid asju teha ja versus kuidas nagu reaalsus on, et ta andis mulle kindlasti väga nagu tugeva põhja, aga kõige tugevam õpetaja on ikkagist olnud siiamaani elu ise ja kõik need kogemused, mis nagu Kaleviga tegelikult nende 10 aasta jooksul on olnud, et kogukonnajuht, turundusjuht on selline tiitel, mis muga on alati kaasas käinud siin viimased 10 aastat siis või, aga see igapäevatöö ja see kõik need asjad, et seda klubi ette valmistada, et see meeskond saaks nagu sinna platsile joosta, et neid väikseid tööasju tegelikult on, igapäevaseid tööasju on ikka meeletutes kogustes ja selleks nagu õpetab ainult siis ainult ise nende asjade läbi tegemine ja jah. Miks sa Eestisse tagasi tulid üldse? Ma ei tea, mul see keskkond kuidagi nagu liiga ei sümpatiseerinud, et esimene aasta ikkagist nagu on lahe siuke Briti kultuur, saad jalkat käia vaatamas ja oled ka nagu üliõpilane, sa student unionis käid ja peod ja asjad on, et vinge, aga mul tuli üsna kiirelt, teisel aastal äkki tuli ikkagi koduigatsus peale, et sa jätad ikkagi mingi keskkonna, sõbrad, vanemad asjad jätad siia, et liiga palju seda külastamist polki, et oled selline natukene vaesem üliõpilane ka, et ei saa ka päris kohe koju tulla, kui see igatsus peale tuleb, et aasta alguses septembris lähed ja järgmine aasta tuled koju uuesti, et niimoodi see vahe jäi liiga suureks ja siis tundsin, et kui ma isegi oma ülikooli lõpetamisele ei läinud, mul oli kohe viimane eksam tehtud lennuki peale ja koju ära, et ülikooli paber saadeti nagu postkastiga järgi, nii et postiga järgi, nii et jah, koduigatsus, ma arvan, oli see. No Inglismaal õppimine vist päris kallis ka, et kuidas finantseerimine käib, kas seal on mingisugused, ma tean, Inglismaal on mingisugune selline õppelaenude süsteem, et sa maksad iga kuu oma nagu palgast mingit protsenti tagasi, oli sul samamoodi või kuidas see finantseerimine käib? Finantseerimine oli vist niimoodi tõesti, et see oli siis enne Brexiti perioodi sulle antakse siis, minul oli lihtsam, ma sain läbi selle korvpalli tegelikult, sain üsna palju, tuldi seal vastu ka elamisega, et oli siis nii-öelda nende versioon siis sellest scholarshipist, mis siis USA-s seda praktiseeritakse, aga siis nagu üsna rotim versioon. Aga jah, mingid ülikooli siis finantseerimispaberid seal lõpuks olid ja ega nagu sellest ümber ka ei saa, et sa pead Eestis ikkagi võtma selle õppelaenu, et sinna minna, et üsna kallis keskkond ikka, kus elada ja seal kõik käib ju need üürid ja rendid ja asjad ikkagist pean mina maksma ja sai tehtud isegi siin suveperioodil sai ikkagist käidud ka 2-3 nädalat Soomes aeda panemas selles mõttes, et siis seda edu poolt kogemas, et sealt aitas kaasa ka natukene see kogemus sellele otsusele, et korvpalliga tuleb vist natukene nagu korraks samm tagasi teha, et nüüd see aiapanek, sa koged seda päris elu, et kuidas raha teenida ja nüüd kui korvpalliga ikkagist nagu kui peaks niimoodi minema, et profi korvpallur ei saa, et siis peab olema mingi tagavaraplaan ja minu otsus tollel hetkel oli ikkagist ülikooli paberitele keskenduda ja ülikooli õpingutele. Kui keeruline sul oli oma peas seda otsust nagu langetada, selles mõttes, et et mõtled, sa oled lapsest peale unistanud sellest, et ühel hetkel sa mängid seal Valanciunastega koos ja siis ühel hetkel sa vaatad Valanciunaseid lähedalt ja siis mõtled, et vist ikkagi ei ole päris see, et mul nii-öelda potentsiaal on kusagil mujal, et kui keeruline sul oli endal selle mõttega rahu teha alguses? Tead, minu puhul oli üsna kerge tegelikult, et see oli nagu mingi periood juba mul peas olnud tükk aega, aga lõpuks mul oli midagi sellist, et tollel hetkel peatreener oli siis Inglismaa koondise kapten Drew Sullivan,
sellised jalga või kossugurmaanid võib-olla mäletavad, võib-olla mitte teda, Inglismaa siis korvpalli mingis mõttes legend ja esimene aasta tegelikult, ta tuli teisel aastal peatreeneriks ja esimene aasta oli teine treener, kellega mul oli väga-väga hea klapp, toimus treeneri muudatus seal mingil põhjustel ja temaga ma ei saanud üldse kuidagi läbi. Ja siis üsna nagu istud seal lõpuks, nagu ikka, kui peatreener vahetub, et kui kuskil kellelegi midagi ei meeldi, et sa istud seal pingi peal ja mina istusin see teine hooaeg suhteliselt palju ja mingi hetk sa lihtsalt põled läbi, nagu sa oma peas lihtsalt põled läbi ja oli vaja see otsus ära teha ja ma tegin see otsus, et ma teen trennides sammu tagasi ja võtan selle aja ja keskendun hoopis õppimistele. Ei olnud liiga keeruline, nüüd see keeruline periood tuli just aastaid hiljem võib-olla, kus sa nagu mõtled, et kurat, et oleks võinud ikkagi natukene edasi põrgatada, aga liiga palju ma selle peale ei mõtle, et selles mõttes, et kui ma nüüd vaatan neid Raitri Vadlanet Paasojas ja Nurgerid ja kes sa kõik ennem nimetasid, et need on mul vanad sparringupartnerid, et ikkagist neil olid mingid omadused, mis olid siis võib-olla grammi natukene parem minu omadest ja nad on täpselt seal, kus nad on selle koha välja teeninud ja liiga palju nagu ei kahetse. Kui sa tulid Eestisse tagasi pärast ülikooli esimese lennuga pärast viimast eksamit, mis sa siis tegema hakkasid? Mis su visioon tol hetkel oli? Ma saan aru, sa natuke aega tegelesid eneseotsingutega ka. Jah, see oligi, tulin tagasi ja täpselt nagu, no siis oligi ju see reaalsuse hetk, et nüüd on vaja nagu päris ellu suunduda, et Eestis oli tollel hetkel, ma mäletan, et miks ma üldse Inglismaale õppima läksin, ma mäletan, et Eestis nagu liiga palju tõsiseid spordi manageerimise kursuseid, nagu üldse kursuseid või ülikooli õpinguid üldse vist polnud, et mul ei olnudki nagu välja. Ülikooli õpingud, ma ei tea, vist pole siiamaani. Kuskil Pärnu kolledžis äkki kunagi ammu oli paar kursust ja ühesõnaga mingid sellised ei olnud nagu, et jah, sa saad minna Tallinna Ülikooli nagu rekreatsiooni õppima, aga too hetk ma tundsin, et ma ei taha olla treener. Mul oli nagu kindel visioon sellest, mul ei sobi see treeneri töö, see ei ole minu nagu iseloomus sees ja siis oligi nagu ilmutis, et ma nagu ei teadnud vähemalt seda teha, aga siis ilmus see Malle ilmus meil sinna kooli välja ja hakkas rääkima sellest ja mul käis nagu mingi klõks ära, et kurat, see mingi võimalus, mul on nagu mingi võimalus, mingi auto olemas kuskil, et ma pean ise piisavalt aktiivne olema, kui ma piisavalt tubli ma saan sinna ja ma hakkasin ise kinni sellest. Järgmine hetk olin Inglismaal juba ja selles mõttes, et ma olen selle kraadi osas väga-väga uhke, et ma selle teekonna ette võtsin, et oleks väga palju mitmeid kordi oli seal, kus ma oleks võinud lihtsalt selle kõik käega lüüa, tagasi tulla ja võib-olla mingit kossu põrgatanud sind ja järgmine hetk oleks pidanud niikuinii selle eneseotsinguga uuesti alustama lihtsalt teisest positsioonist natukene, et soovid kellelgi vähe kellelgi, vabandust, vähegi võimalus on välismaale suunduda, andke tuld ja kes tahab Loughborough University'sse minna, siis võite ka minule kirjutada, oskan soovitusi anda, kuigi pole ise viimased seal 10 aastat tagasi olnud. No mälestused ei kustu. Aga siis mõtlengi, mis sa siis tegid, kui sa siis ikkagi tagasi tulid, et millest sa alustasid, millest sa Eestis pihta hakkasid? Jah, see nüüd, ühesõnaga ma tulin tagasi ja järgmine hetk oledki nagu niimoodi, et mul on see äge paber nüüd enda arust, on ju, tegelikult Eestis keegi väga ei teanud, Eestis spordiklubide kultuur, ma ei tea, mis staadiumis see oli, see on viimase 10 aasta jooksul ikkagist nagu, ma ütleksin, märgatav hüppe teinud selles kvaliteedis. Aga tollel hetkel nagu, mis ma tegin esimese asjana, mis ma tegin, võtsin lahti nagu 2 liidulehte vist või Eesti Jalgpalliliit ja Eesti Korvpalliliit, saatsin info meilile, et tere, ma olen selline tüüp ja mul on see ja kas teil midagi nagu saaks äkki kokku ja arutaks, et kui teil kuskil abiväge on vaja natuke ja mõlemaga ma mingi tollel hetkel suhtlesin, kuni siis Eesti Jalgpalliliidust tuli nagu selline konkreetsem pakkumine, et kuuled, et siin Tallinna Kalevi juures on vaja mingit tegelast, ma ei mäleta, mis ameti nimi oli, kas mingi väga vinge arendusspetsialist. Arendusjuht oli see vist, mis sul alguses kirja läks. Ja ma nagu, ma mõtlesin, muidugi, muidu ma oskan kõik arendada, vaata. Sellel hetkel saad ju nagu ülikooli õppijana, ükskõik makske, mul ükskõik millest, ma olen kõike nõus tegema ja järgmine hetk ma olin seal Kalevi juures ja kuigi ma mingit tegin ikkagist uuringut ka, et mis klubiga tegu on ja kõik ütlesid, et kuule, et see on niisugune esiliiga
alumise otsa klubi, et sul on nagu vingekraad, sa võiks ikka sinna ülespoole proovida, siis tegelikult minul nagu oli kohe selline võimalus või kargas selline asi pähe, et mul on võimalus tegelikult selle klubi juures midagi nagu päriselt korda ka saata, et ma ei lähe sinna ainult nagu mingit palgatšekki tegema, et sul hetkel on selline olukord, kus sul on raske, kui sul tuleb ja kui ma saaksin lihtsalt kuskil kusjuures klubi juures ennast nagu rakendada, et siis on, miks mitte proovida, et läksin sinna Kalevi juurde ja vist esimene ülesande tegelikult oligi selles, et siin on sul 4 koonust, siin on sul pall ja meil on 18 kodumängu iga hooaeg. Palun tee need niimoodi, et kõik need mängud toimuksid ja vastavalt reeglitele, ehk siis nagu mängukorraldaja sisuliselt. Ja sealt see hakkaski vaikselt idanema tegelikult, et mingi hetk teed 2-3 sükest mängu ära ja siis tollane juht siis Sigrid Karpova, tervitused, siis ütles ka niimoodi, et mina sügelesin, tahaks midagi veel teha, mis mõttes 4, nagu mis ma panen soojendusala maha ja siis on 2 väravat ja mis ma tahaks nagu teeme midagi ägedat, vaata, kui me teeme ägedat, vaata, ja siis Sigrid ütles, okei, et kuuled, et prooviks siis, võtame ühe mängu ja proovime sinna publikut saada natukene juurde. Ja sealt hakkaski kõik see tegelikult pihta, et 10-aastane seiklus, kus siis nagu mingil põhjusel minu südameasi on olnud, ühel vanal korvpalluril südameasi olnud, kuidas nagu Eesti jalgpalli publikut ja kogukonda natuke Kalevi klubi juurde ja üldse Eesti jalgpalli juurde tuua, et jah. Kas selline asjaajaja geen on sus kogu aeg sees olnud? Ma ei tea, tundub küll, asju mulle meeldib ajada. Asju mulle meeldib ajada ja siuke Tegelinski on minu jaoks nagu, peaasi, et huvitav oleks. Mulle meeldib, kui asi on huvitav, mulle ei meeldi laua taga istuda, mulle meeldib asju nagu teha, ellu tuua, see on kõik minu jaoks kuidagi nagu lahe ja see publiku Kalevi juurde toomine oli nagu tollel hetkel nagu täpselt see, mis nagu rusikas silmaauku, et ma mäletan, et esimene mäng siis oligi, et sulle öeldakse niimoodi, et kui sa alustad tööd sellise asja juures, ega sulle ei öelda sulle kohe alguses aastal 2015, et näed, sul on siin 1000 eurot, palun mine nüüd korralda meile mingi mäng, mulle öeldi, et mul on printer ja mul on mingi 10 paberit A4, mida ma võin printida ja see on kõik, vaata. Et siis hakkad sealt nagu mõtlema ja tegema neid asju, et mis sa teha saad ja tollel hetkel minu esimese asjana, mis ma mäletan, on see, et okei, et mul ei ole mitte midagi muud, mul on see printer ja mul on need A4-d, et tegin mingi, ma ei mäleta millega, ma tegin umbes mingi Canva versioon sellel ajaperioodil, tegin mingi väikse voucheri, printisin välja, lamineerisin ära ja lõikasin lahti ükskord väiksed kutsed ja käisin lihtsalt kortermajade ümber ja panin neid sinna postkastidesse, et tere, me oleme Kalev, palun tule vaata meid, on ju. Ja see oli mu esimese asju ja siis ma mäletan, et sellega tuli kohale, kus mäletaks see esimene publikunumber, mingi 200 inimest ja nii sillas, saad aru, nii sillas, uskumatu saavutus. Tol ajal see oli päris korralik number võrreldes selle, mis tavaliselt oli. Jah, ma tulin klubisse, siis meil oli keskmine, ma mäletan. See oli keeruline periood klubile, ta oli vist minu teada mingi saneerimises ühesõnaga, et olid just need finantsilised raskused olnud, kus Jalgpalliliit võttis juhtimise üle ja ehk siis kõik, mis vähegi võimalik rahaliselt kokku tõmmata, oli kokku tõmmatud. Aga oli vaja, et mingi tüüp nagu korraldaks neid mänge, vaata, et siis 200, jah, tollel ajal ma mäletan, enne seda oli vist mingi 30-40 inimest seal olnud, et ei olnud lihtsalt fookus pandud sinna ja oli väravad lahti tehtud, et kes tuleb, see tuleb ja siis ma mäletan, et kui me tegime selle esimese ära, siis oli 200, siis oli küll täitsa lõpp, et nüüd on nagu suur jalgpall. Kas see nagu alguses kuidagi see tuhin nagu kuidagi mingil hetkel nagu hakkas kustuma ka või see oligi selline asi, et ma ei tea, vist ei hakanud kustuma, kui sa ikka veel nagu Kaleviga seotud oled? See tuli, läks aina hullemaks. Ma ütleksin, et ta ei ole veel päris ära kustunud minu sees siiamaani tegelikult, kuigi eelmine aasta oli päris keeruline ja madal seis ta oli nagu minu jaoks personaalselt ka, siis tegelikult see tuli, läks alles seal esimeses mängus käima ja pärast seda ikkagist on nagu igasuguseid asju katsetatud, proovitud. Ütleme, et ma jõudsin nende väikeste vahenditega teha ikkagist tõmmata need võimalused päris laiaks ja kuni selleni välja, et tegelikult ju, kas see oli aasta või 2 hiljem, nagu tuli meie klubisse ju siis tollel hetkel, kus mul oli printer ja 10 paberit, tulid Joel Lindberg ja Ragnar Klavan, on ju. Ja siis on ju hoopis,
what the fuck noh, New York Red Bulls on ju, Liverpool on ju, sul on 2 mees, kes ütlevad, et davai, nüüd too publikut, keskendu vaata ja siin on sul natuke rohkem nüüd vahendeid vaata ja sealt see asi hakkas jälle nagu võttis jälle uue mõõtme juurde ja see ja kuni selleni välja, ma nüüd lõin üks päev numbrid tegelikult kokku, et ütleme, kui see südameasi mul on olnud publiku Kalevi mängudele toomine, siis viimase 10 aasta jooksul ma arvutasin selle välja, on Kalevi kodumängudel käinud kokku 40,100 inimest oli kuskil seal mingid paarkümmend siia sinna. Et see võib olla tunduda väike arv, aga kui arvestada seda, et kus me alustasime, kus me alustasime, siis oli Kalev esiliigas kuskil 7-8 tiim, mul oli kasutada need samad eelnevad torbikud pall ja siis anti veel 2 ja siis kui me kassa avasime, anti 20 eurot ka nagu kassa vahetusrahaks vaata, et ja kus meil esimese hooaja keskmine publik oli 89 vist, kui ma nüüd õigesti mäletan, kuni selleni välja, et kus meil oli 2024 aastal oli 394 keskmiselt, et see on ikkagi see kasv on ikka päris vinge olnud. Ja kas sa ütleksid, et see, kui Ragnar ja Joel Lindpere Kalevisse jõudsid, et see kuidagi nagu pani mingi järgmise pirni põlema sul peas või kuidas see üldse seda kõike nagu mõjutas, et okei, et seda raha tuli juurde, ressurssi tuli juurde, kas siis oli rohkem nagu selline tunne, et nüüd nagu mingi järgmine samm on saavutatud? Absoluutselt, see oli uskumatu, saad aru, selle klubi juures, kus Joel ju lendas, need dünaamikad olid ju teistsugused sellel ajal. Joel oli igapäevaselt klubi juures ja Ragnar oli siis Liverpoolis on ju, ja siis ikkagist minul oli küll selline, ma ei ütleks aukartus, aga pigem ütleksin sõna austus, et sellise kaliibriga mehed nüüd igapäevaselt ikkagist juttu rääkida, plaane pidada, plaane ellu viia ja siis üritada koos midagi nagu saavutada, see oli ikka nagu uskumatu tunne ja ma ütlen, sinna, need aastad olid ühed vingemad jah, et tundsin, mina isiklikult tundsin, et nüüd on nüüd võimalus, et nüüd keskendu ainult sul hetkel, mul ei olnud pere, mul ei olnud elukaaslast, mul ei olnud mitte midagi olnud, ma lihtsalt keskendusin tööle, sest ma tabasin enda jaoks selle mõtte ära, et mul on võimalik nagu päriselt midagi teha, kas nüüd me midagi päriselt tegime, iga inimese enda ise tõlgendada, aga uskumatult lahedad aastad, et ainukene või ainukene nagu asi oleks see olnud, oleks sellel perioodil veel olnud need Coolbeti, mis iganes need dokumentaalseriaalid, kus sealt oleks materjali tulnud, et kahjuks ei saa aega tagasi keerata, kui võiks. Ma ei tea nüüd, kas sa nägid ise või kas sa mäletad seda kõrvalt, aga see oli tegelikult ka aeg, kus Kalevis sirgusid väga mitmed ägedad noormängijad. Maksim Baskotši, Danil Kuraksin, Martin Vetkal. On sul nendest nagu mingeid mälestusi ka sellest ajast? Mul on nendest väga palju mälestusi sellel põhjusel, et tollel klubi juures olnud Sigrid, kuidagi tema oli üks esimesi, kes tähtsustas või tõi välja pidevalt selle, et kuule, hoidke sellel pundil pilk peale, et need Atko poisid, Atko Väikmeri, siis, et see on jube hea punt. Ja ma nagu tollel ajal, siiamaani ei saanud sellest jalkast täpselt veel liiga hästi aru, vaata, eriti veel noorte jalgpallist, et see on nagu minu jaoks nagu võõras loom, aga sa vaatad neid, kuidas nad käisid need Kotja kappidel ja igal pool välismaal ja nagu loputasid kõike, nagu need oli tõesti hea punt. Ja nüüd, kui need nimed seal kõik kokku lüüa, ma arvan, seda on kuskil ajakirjandusest veel tegelikult ju korduvalt läbi käinud, kes seal kõik olid, Vetkal, Baskotši, Shane, Sutšugov, Teeväli, juures oli veel noorem Ramol Sillamaa, see oli uskumatu punt ja ainukene nagu kahetsus on sellega, et seda ei suudetud koos hoida, et seal oli, ma tean, aastal 2018 olid sellised personali ümberkorraldused, peatreenerid muutusid, inimesed vist läksid omavahel tülli, et siis me kaotasime seal ikkagi 2-3-4 mängijat siin Eesti suurematele klubidele tollel ajal, aga see oli ikka jah, tollel ajal juba sai aru tegelikult, et nendest tuleb nagu mängijad. No Baskotši ja Shane näiteks läksid Florasse edasi, aga Martin Vetkal jäi Kalevisse ja ühel hetkel hüppas Kalevist otse AS Roomasse. See on jah, omamoodi lugu, et ma mäletan, see on uskumatu ju, AS Roomasse Kalevist, tollel hetkel see on ju täiesti crazy ja see on lihtsalt suur töövõit nendele inimestele, kes tollel hetkel sellega tegelesid. Mina olin seal natukene nagu toetaja rollis, aga temaga oli siuke äge seiklus, et ma mäletan, et
mingi õhtu suvine aken oli vist ja siis pikad päevad olid niigi juba seal, suvel on igasugused Kalevi linnalaagrid, mis meil käivad ja ma mäletan, et kuskilt midagi nagu kostus, et Vetkal käib testimas. Ta oli enne seda ka kuskil testimas käinud, on ju, ühesõnaga Lindpere kaudu siis seal käisid need testimised ja siis ma mäletan, et oli mingi periood, kus et Joel helistab mulle, et kuule, et AS Rooma tahab Vetkalit. Ma ütlesin nagu, et okei, lahe, et ta on varemgi testimisel käinud, et päris lahe. Minu peas oli, ma ei pannud neid kahte asja kokku, ma ütlesin, okei, läheb testimisel. Ei, nad tahavad osta teda. Ma ütlesin, wow, uskumatu, vaata, et kuidas ma aidata saan, on ju. Mul on vaja, et sa tuled kontorisse. See oli reede õhtu kell 11. Nagu me olime sõpradega just pubis istunud. Me olime 3 õlut ära joonud. Ma ütlesin, et kuule, et ma ei ole kõige parem aeg, et ma siin hakkab magama sättima. Ei, vaja on. Nagu see tehing jääb katki, kui sa ei tule praegu. On. Ja see oli niimoodi, me võtsin sõbra kaasa, saad aru, sõitsime taksoga reede õhtul, ma ei tea, kas 11:30 sõitsime kuskile kontorisse, et täita siis ära siis see FIFA DMS-i süsteem, FIFA see International Transfer, mingi portaal ühesõnaga. Ja minul oli see nagu mingi alaline oskus olemas, aga ühesõnaga sõitsime sinna ja siis mulle jääb eluks ajaks meelde vaata, et see oli tollel hetkel, kes Kalevi staadionil sellel perioodil on käinud, siis me isegi ei olnud seal kontoris, seal kes see ehitus, me olime selles väikses soojakus kuskil seal maja, seal staadioni peal on ja kus isegi tules juba kott pime on, me oleme soojakus, sa vaatad Martini ema, isa ja siis väike vend Miron Vetkel, kõik seisavad seal ja siis mina olen oma väikse läpakaga, teen mingid uskumatud ülemineku summasi, seal täidan ära, isa olen just nagu pubist tulnud, ise olen pubist tulnud ja siis ma tolle hetke mõtlesin, et nagu, wow, see on mingi lugu, mida ma tahan kunagi rääkida, et kui pühendunud ja kui palju tööd vajab üks nagu selline üleminek just selles mõttes, et inimesed on lihtsalt valmis kõike tegema nagu hilisõhtutel, et ei ole midagi sellist, et lükkad umbsesse, ei, sa lähed kohe kohale ja lõpuks lõpp hea kõik hea, et Martin jõudis sinna AS Roomasse, mis oli nagu uskumatu ja siis alati nagu mingis mõttes, et olin nagu väike viiul seal, aga meeldib mõelda ikkagist, et andsin nagu omapoolse siukse panus ikkagist, et siuke üleminek sai teoks. See on ikka päris nagu selline nagu sürluguga selles mõttes, et pärast läksite siis pubisse tagasi või? Sa lähed ju tagasi ikkagi, koju päris ei lähe, vaata väike tähistus ka selles mõttes, et aga see võib-olla siis tollel hetkel tegelikult iseloomustab just seda perioodi Kalevis, kus me olime nagu üle minemas siuksest väiksest võib-olla kasvatajaklubis selliseks kasvamas selliseks suuremaks klubiks siis ütleme noorte arendamise mõttes just selles mõttes, et meil ei olnudki isegi nagu selliseid positsioone klubis ja me tegelikult liiga hästi isegi ei teadnud, mis tegema peab, et nagu sul on tore väljend on küll, et sa mõtled, mis see ikka saab olla, et Martin Vetkne AS Rooma, ta tuletab mõnete raha lauale ja siin on mäng ja vaata, tegelikult sinna taha läheb ikka päris palju niukest paberit, bürokraatiat ja siuke portaal on näiteks FIFA DMS-i portaal, kus siis pead kõik üles laadima ja vastavalt seadusele või korrale siis kõik need numbrid ja ülemineku summad sisestama, et siis FIFA näeks, et kahe klubi vahel valitseb siis nagu kokkulepe, et ma tean, et enne seda portaali vist varasemalt olid umbes niimoodi, et meili-idee vahendusel oli umbes, et seda saab alati moonutada, siis see portaal just nagu võtabki selle kaheti mõistetavuse ära, et ja see see ongi, sa pead selle nagu lappima saama ja meil ei olnud sellist nagu inimesklubis, me isegi ei olnud sellel hetkel mõelnud, et siuke asi nagu üleminekute puhul on nagu üldse tähtis, et kuidas see käib. Kas sa mäletad ka, mis need summad olid, mille seal toona liikusid? Otseselt tead ei mäletagi paarkümmend tuhat äkki midagi sellist, aga seal on boonused, seal on need teised süsteemid ühes. Ma praegu kiiruga Transfermarktist vaatan, siin on kirjas 80 000, aga see on ilmselt koos boonustega mingite asjadega. Võimalik jah, ma kuskile sinna kanti võib-olla jääb, ma pead ei anna, ma seda lõplikku summat täpselt ei mäleta, ilmselt ma saaks seda kuskilt vaadata, aga seal on need teised süsteemid, teised nagu ülemineku meetodid, et siis seal on tavaliselt, et ma tean, et seal oli juures ka kindlasti see, et kui Martin Vetkal peaks tegema AS Rooma esindusmeeskonna, siis debüüdi laekub mingi summa klubile, kui ta peaks mängima 10 mängu, vähemalt 45 minutit laekub see teine summa, et seal igasugused klausid pannakse sisse, mis on päris huvitav, ma arvan, päris huvitav nagu jälgida seda, aga need suuremad klubid jah,
et kindlustavad ennast tavaliselt nende klausidega, et ma nüüd täpselt ei tea, mis boonuseid asju ta seal lõpuks kätte sai, aga tollel hetkel jah, ma mäletan, kui ma neid kirjutasin, et see oli päris siuke vinge tunne. No Kalevi jaoks tegelikult ikkagi see suurem arenguperiood vist algas siis, kui Ragnar tuli Eestisse tagasi või siis vähemalt kui ta oli juba Liverpoolist Kaljaris on ju, et mis need nagu, kui palju sina klubi töötajana seda muutust tunnetasid selle arvelt, et ta oli nii-öelda igapäevatöös ka rohkem sees? Ikka tunnetad ja selles mõttes, et see parim näide tegelikult on aastal või tähendab hooaeg 2023, kus tegelikult me olime ju kogu klubi pani täistuuridel, kõik silindrid nagu töötasid ja me olime nagu, kõik ju läks nagu, me olime pidurdamatud sisuliselt ju. Tulla esiliiga klubist, esiliiga viimasest klubist ja tõusta, ma ei tea, 7-8 aastaga Eesti meistriliiga pronksmedalile. See on ju tõesti nagu uskumatu ju. Ma arvan, see on mingi paralleele saab selle Leicester City'ga tõmmata samamoodi, kes võitis nagu Inglismaal tiitli ära. Et see, tollel hetkel see koostöö, kõik need asjad olid suurepärased. Joel tegeles klubi igapäevast asjaajamistega. Meie klubi sees toetasime teda nii hästi, kui me oskasime. Tuleb välja, et nagu piisavalt hästi. Ja Ragnar siis, kui ta tagasi tuli, et ta ühines suvise ülemineku aknaga Kalevi esindusmeeskonna, see oli ju täiesti nagu uskumatu ja tema oligi ilmselt üks väga tähtis lüli selles pronksi heitluses. Mida sa mäletad sellest 2023 siis hooaja viimane mäng oli Kadriorus Narvaga ja te võitsite selle 5-0 ja siis pärast mängu oli selline suur kogunemine platsi peale, kus kõik vaatasid ja ootasid telefoni ekraanidelt siis vist Paide Levadia mängu tulemust. Mida sa sellest mäletad, mis sul endal siis peas käis? Naljaks lugu, selle 10 aasta jooksul ma olen 2 Kalevi kodumängult puudunud. Üks esimene neist oli koroona ajal, kui me tegime mingit Halloweeni specialit lastele ja mul oli see lähikontaktne, pidin 10 päeva kodus olnud. Ja teine mäng oli see viimane Kadrioru 2023 mäng. Nii et paadunud Kalevi ultrana on minul olnud see õnnetus, et mina ei olnud sellel kodumängul. Ja põhjus oli selles, et ma olin tolleks ajaks suvisel perioodil ostnud endale välismaa reisi puhkuseks, et laadida patareisi siis selle hooaja viimaseks pushiks siis nii-öelda. Ja siis keegi ei öelnud seda mulle ja ma ei tulnud ise siukse asja peale ka, aga kuskil liidu tasandil olevat kommunikeeritud välja, et plaanis on tõmmata hooaeg kokku, nagu et tõmbame kalendrit kokku poole. Ja see oli just see mäng, kus ma olin just sellel perioodil ära ja tollel hetkel ja siiamaani ei ole piisavalt rikas, et seda reisi lihtsalt ära jätta, nii et ma korraldasin seda ise Hispaaniast, saime kõik ilusti korralduse poole pealt tehtud, aga mina kõik selle tasuks pidin jälgima seda kuskilt mingi väga kahtlase wifi vahendusel kuskilt hotellitoast, nii et poetasin pisara kodus või seal hotellis tähendab ja see oli meeletu eufooria ikkagist, et helistasin kohe Joelile, Joel vaatasin, ütleme siis stream on ju paar minti taga on ju, helistan Joelile, Joel on platsi peal, ma ütlen, mis asja, kuidas platsi peale said, me ei tohi Kadrioris ju kunagi platsi peale minna, et seal on väga range kord vaata ja lihtsalt need pidustes asjad, mis ma kuulsin, mis lahti läksid, need olid ikka nagu oma saavutust väärt, et uskumatu ja siiamaani, kui ma mõtlen selle peale, et külmavärinad tulevad ja neid põhjuseid on mitmeid, kuni selle euromänguni välja tegelikult, et see ju kõik avas uued teed, et see on ikkagist nagu see, et ma olen kuidagi jalkasse sattunud ja nüüd mul on Leicester City kuldmedal ja Kalevi pronksmedal, siis kas ma olen midagi õigesti teinud või midagi on nagu kuidagi minu kasuks läinud, et jah. Sa tõid juba Ragnari liitumise välja, aga mis olid veel mingid sellised asjad, mida Kalev sel hooajal just eriti hästi tegi? Niisama lihtsalt ühe keskkaitse pealt, olgu ta kui tahes hea, see ikkagi ei kerki tabeli lõpust 3. ju, et mis seal veel oli? Seal oli igasuguseid, ma täpselt ei teagi, ma arvan, see kõige suurem õnnestumine tegelikult oli see, et meil oli eesotsas ikka selline legendaarne duo nagu Daniel Meiel, Aivar Anniste, täiesti kogenud mehed ühel siis ja see duo töötab nagu
ütlemata hästi, see on nagu nii efektiivne duo ja seda on ainult nagu rõõm vaadata, kuidas nad omavahel koostööd teevad, aga Daniel on ju täielik Kalevi legend, klubi taasasutamist esimestes päevades klubi juures olnud, ta teab läbi ja lõhki kõike, nagu sa võid talt ükskõik mida küsida, kuule 2011 see mäng Levadia vastu, kes värav oli, ta teab kõike, nii et ma arvan, see pagas ja see duo töötas piisavalt hästi ja nad suutsid panna sellise tiimi kokku ja ega seal nagu neid teades, kuidas nagu meil neid vahendeid üleminekuteks ja mängijate signinguteks on, ega sul nagu liiga palju valikuid tegelikult ei olegi. Nende peatreenerite töö on panna need mängijad, kes talle antakse, panna võimalikult hästi tööle mängima. Et siis lihtsalt ma arvan, nad õnnestusid nagu meeletult hästi sellega ja vaadates seda koosseisu tegelikult, kui ma nüüd üritan meelde tuletada, siis seal oli ju tegelikult, kui sa vaatad oleks hooaja alguses seda koosseisu vaadanud, siis sa poleks midagi erilist seal märganud, aga need mehed, kes seal kõik Kalevi värve kandsid ja need ju suutsid suures plaanis ennast ületada. Järelikult oli treenerite poolt tekitatud selline nagu väga võitluslik keskkond, kus kõik proovisid 11 üle trumbata ja see vist viiski võidule, et näiteks sellised nimed nagu Georg Pank näiteks, nagu ma arvan, tollel aasta varem keegi väga ei oleks teadnud. Keegi ei teadnud sellest ja nagu ma mäletan, kui ta 2022 hooajal siis oma esindusmeeskonna debüüdi tegi Kadrioru staadionil, see oli nagu mingil põhjusel, kellelgi oli kaardid seal ühesõnaga, oli vaja teda panna ja siis oli vastaseks Paide kodus. Ja ma mäletan, see oli mingi sünnipäeva, mingi tähtpäeva mäng oli midagi, kui ma seal jälle asjatasin ja siis oli, vaatasin koosseisu, vaatan Georg Pankani ja ma olen tähtsad nimed, asjad sinna kõik kohale kutsunud ja vaatan, natuke ehmatan ära ja oligi pooleg 0-4 nagu mõtlesin, et minu sündmus on nagu pekki läinud, tulemus on pekkis, vaata, et oled natuke nagu verest väljas. Ja siis ma mäletan aasta aega hiljem täpselt sarnane olukord Paide vastu. Kuidagi ma ei tea, kuidas need tähed asjad kokku jooksid. Ja Georg Pank jälle keskkaitses ja võidame. Mõtlesin, kuidas see võimalik, see on nagu muinas jutt ju, nagu selles mõttes ja võidame ja sealt edasi läksimegi pronksmedalile, et see on nagu need mängijad, kes sinna platsile Kalevi värve esindama läksid, nad olid kõik enesekindlad, nad suutsid klubi eest võidelda ja seda ma arvan on ikkagist peatreener ja direktorid panid selle koosluse hästi kokku, kuni siis selleni, et ka Ragnar toodi lõpuks seda asja kindlustama sinna ja ma tean, et see viimane mäng oli nagu kahtluse all, ta oli enne seda vist ei olnud veel, enne seda Narva Transi mängu polnud paar mängu mänginud, tal oli mingi pisivigastus, et siis viimasele mängule läks ikkagist valuvaigistitega ja hambad ristis vastu ja no seal oli ka selline mees nagu Oskari Forsman selle meeskonna juures. Ta on selline üks elavamaid karaktereid ilmselt, kes viimastel aastatel Eesti liigas mänginud on sul temaga ka mingisuguseid selliseid meenutusid. Tikigi mees, kes tuli, ta oli Soome liigas väga palju mänginud, aga tuli Eestisse, no ega ta ei meenutanud oma käitumiselt niivõrd profi jalgpallurit, kui pigem seda, kes ta tänasel päeval on, ehk selline humorist Soome ühiskonnas. Muusikat teefis ma lugesin teie siin oli just sinu artikkel isegi, jah. Oskariga jah, ei osanud mitte midagi arvata, ta on natuke teistsugune kuju kõige paremas viisis üldse, et ikkagist ülim professionaal, täpselt see väravaht, mis meil tollel hetkel vaja oli, selles mõttes, et ta julges sõna võtta, meil oli noor tiimijuht ülejäänud nagu positsioonidel, kui vaja, ta karjus tiimi peale, ta seletas seal palju, ta tegi väga palju kas ta tollel hetkel oli, lugejad valisid kuskil Sokkernettis äkki ta aasta väravahiks, ta oli täpselt ja ma ei tea, kus Joel selle tüübi kätte sai, polnud kuulnud, ta oli minu arust kuskil terve elu olnud siuke teine väravahtist äkki kuskil võib-olla. Ta oli ikka mänginud põhimehena ka, aga tal oli, kui ma ei eksi nüüd pääst mingi 170 Veigausliiga mängu vist kokku umbes. Jah, midagi sellist, et aga meil oli, ma mäletan siis, et hooaegena seda, meil oli tugevad väravahi probleemid, noored väravahid, olid nagu, noor väravaht oli keegi esivärav, ma ei mäleta, kas see oli Steven Ryder või keegi, väga tubli poiss, aga premium liigas vist ongi see, et su enesekindlus vist kaob päris kiiresti, kui sul ikkagist 1-2 juba ära lüüaks, et meil oligi see enesekindluse probleem, mis ilmselt seal postide vahel ja Joel lahendas selle kuidagi nagu briljantselt ära, et jah. 2024 suvel siis käisite Armeenias. See oli ka päris selline sõge lugu ikkagi Kalevi klubi loos, et mis sa sellest mäletad?
no sa ennem küsisid ka vaata seda, et kuidas mul see tuli ja see motivatsioon siin iga hooaeg kestab ja need ongi täpselt need olukorrad, kus tegelikult avastadki ennast iga hooaeg, et sa nagu tahad rohkem pingutada ja tahad anda endast kõik, et see kodumäng ja see võõrsilmäng läheks nagu hästi ja Armeenia oli ehe näide sellest, meil ju euromängudega tegelikult võib-olla siis nagu inimestele väljaspoolt jalgpalli, et tegelikult nagu, et meeskond Eesti liigas platsile panna, sa pead läbima igasugused erinevad litsenseerimisülesanded, finants, kõik peab korras olema ja see tähendab üsna palju nagu siis dokumentide täitmist, mida siis klubis meil veab tegevjuht ja aga igast nagu raamatupidajad asjad, aga ja kõik annavad oma panuse, siis tegelikult euromängudel on see nagu korda 3, et sa pead ju tegelikult tõestama, et sa need boonusrahad ja asjad, mis sellega kaasnevad, tegelikult on ju nagu mega suured ju Eesti mõistes, nagu meil on mingi ma põhimõtteliselt saime vist sellega vist kogu esindusmeeskonna ja eelarve endal nagu täidetud suurusjärgud. Et tegelikult need nõuded ja asjad, mis sa pead täitma, et seda euromängu nagu korraldada on üsna raske ja meil oli ju veel, kes mäletab, siis meil oli mingi päris suur trall sellega, et kus see mäng üldse toimub. Mäletan, et esimene meil oli ju kodumäng, aga mäletan, et oli 3 nädalat enne Kadrioru avavilet on ja juba nagu täistuuridel liigutad ja siis tuleb sul sõnum, et sorry kutid, et kuna Armeenia ei saa Vene passidega mängijad Eestisse tuua sõja tõttu, et siis peab mäng toimuma kuskil Serbias, et siin on üks telefoninumber, seal on mingi Ungari ja Serbia mingid kontaktid, palun võtke ühendust, et korraldage seal ja edu teile siis vaata. Ja siis loed seda meilis, mõtled nagu, mis asja vaata, see tuli mingi reede õhtul vaata, et sisuliselt me olime olukorras 2-3 nädalat enne mängu, et me peame kõik oma asjad viima nüüd Ungarisse, mis asja vaata. Ja sealt igasugused sellised pisiprobleemid hakkasid argnema, kuni lõpuks vist nädal või 1,5 enne seda saime teada, et võime ikkagi Kadriorus nagu korraldada, kus siis tehti üks väga legendaarne euromängija, üks Kalevi ajaloo, üks ägedamaid kogemusi üldse. Kuidas see siis käis? Kuidas te siis selle ikkagi Kadriorgu saite? Et see, sulle antakse mingi suvaline telefoninumber, ei tundu kõige lihtsam asja ajamine. Ma ei mäletagi, kuidas see lahendati lõpuks, kas meil siis tegevjuht Greg või tollane spordidirektor Joel igatahes Eesti Vabariigiga olime ühenduses, et äkki saab kuidagi mingid erandid teha, erandid ei tehtud tollel hetkel ja ma tõesti ei mäleta, kas äkki see oli kuidagi oli kaudu, igatahes see lõpuks see läkski niimoodi, et lahendati siis niimoodi, et Armeenia siis Urartu tuleb ilma oma Vene passi mängijatega, et seal mingi limiit oli vist, mäletan, et umbes 2-3 mängijat saad tuua või 2-3 Vene passi omanikku saad tuua, kellest üks oli siis see Vene Oliver, et ta võttis ühe mängija koha ära ja tulid siis kahe mängijaga, et nii, et sisuliselt kodumängu nad mängisid ikkagist oma siis Armeenia poistega. Ja sai peetud ja 1200 inimest Kadrioru staadionil, Kalev asub 1-0 juhtima, Tristan Toomas Teeveli väravast, siukest rõkatust, karjatust mul pole varem oma kõrvadega nagu kuulnud ja see oli nagu filmis sisuliselt, et asjaajamist on palju, aga tollel hetkel ma tulin, kes Kadriorus on kunagi käinud, seal niisugused enne tribüüli minekut on väiksed trepid, ma astusin täpselt trepi peale sellel hetkel, kui pall käis väravas ära ja siis sa näed, kuidas see rahvas kõik tõuseb seal püsti, ma ütlen, et kui surivoodil loodetavasti kunagi peaks nägema oma elu parimaid hetki vaata enne minekut, siis see, ma arvan, võiks olla üks nendest. Kas sul täitub tänavu klubis 11 aastat. Nüüd oled sa siis teinud sellise, kas siis otsuse või on olukord jõudnud sinnamaani, et sellises mahus, nagu sa viimased 10 aastat oled seal täiskohaga pannud, sa natukene võtad sammu tagasi. Räägi sellest. Ega jah, selles mõttes küll, see töömaht tegelikult ei tule ilmselt nii suur. Ühesõnaga, olukord oli selline. Tegelikult minu see saatus koguna juhina sai selgeks oktoobrikuus juba ja süüdistada saab ainult Nõmme Kaljut, sellepärast, et nemad oktoobrikuus 2-0 võitsid meid Kadrioru staadionil, mis siis matemaatiliselt tähendab seda,
et see hooaeg ootab ees esiliiga ja mis esiliigaga tegelikult kaasneb on ju, või tähendab ei kaasne, siis võib-olla on õigemini, on see, et on igasugused toetusmehhanismid kaovad ära, mis on Jalgpalliliidu poolt ja üks nendest on siis kogukonnajuhtide projekt. Ja see on puht finantsiline siis otsus, et kogukonnajuhtide projektis me ei jätka uuest aastast, aga mul jääb selline nagu natukene ka turundus ja mängukorralduse toetav roll, et selline südameprojekt, mis mul on aastaid olnud, et selles mahus ma jätkan küll väiksemalt ja natukene kui varasemalt, aga sammu kindlasti me tagasi ei tee kvaliteedis, et ütleme nüüd 1. aprill vist täitub 11 aastat, et selles mõttes, et võib-olla ma nii aktiivselt enam klubi juures ei ole, aga pühendumus ja kõik need muud inimesed, mis meil nende sündmust ümber on juurde jäänud, et need kindlasti jäävad ja ma ütleksin, et võib-olla ongi hea selline natukene korraks endal ka vaadata, mis mujal maailmas toimub, seepärast, et kui sa ikkagi Eesti jalgpalli hüvanguks ja Kalevi klubi jaoks töötad, et siis sa tahes-tahtmata pead olema 100% sinna klubisse ennast investeerinud, teistmoodi väga ei saanudki, et nüüd on hetkel see võimalus, kus ma võib-olla vaatan nagu ringi, et mis mulle endale veel meeldib või nagu niisugune eneseavastusaeg, et nagu enne me ka rääkisime pärast ülikooli, et mis siis normaalsed inimesed teevad. Oskad sa juba aimata, mis sa teha tahaksid? Mis sa aimad sa, kuhu suunda see sind kannab? Ma ei teagi ikkagist, nagu ma tahaksin, et kõige esmane nagu soov on ikkagist, et Kalevil läheks hästi, et ega ma kuskile nagu ära ei kao, lihtsalt need töömahud ja asjad natuke on teistsugused. Aga mul ikkagist nagu mingi väike leek põleb Kalevi osas, aga ma ei tea, kas see sport, ma vaatasin, ma panin enda nagu siin detsembrikuus panin kirja need asjad, mille eest ma vastutasin Kalevi klubi juures, olid 6 valdkonda, et siis see oli päris nagu vastutusrikas, ma mäletan ikka nagu närvid on ikka täitsa läbi mingi hetkel ja siis mõtlesin, et teen ka enda CV korda, tegin oma CV korda ja siis ma vaatasin sinna peale, et ikka kuradi täielik spordiinimene selles mõttes, nagu täiesti spordiinimene nagu ja kas see on hea või halb, ma ei oska öelda, aga nagu põimunud läbi nagu spordist täiesti kuni selleni välja, et üks hetk ma avastasin, et mu üks hobidest on nüüd ronimine, bouldering siis inglise keeles, et ma olin ka seal korraks ronimisliidus olin vabatahtlik, aitasin seal meediat natukene korraldada, et ei saa kuidagi sellest üle ega ümber, et ma ei teagi, tahaks midagi ägedat teha, see on kõige tähtsam asi minu jaoks, et kui mul on äge ja mul on seda energiat ja jõudu sinna juurde panna, siis kindlasti leiame ka viisi ja Kalev saab ikkagi selle energia ja poweri edaspidi ka, nii et eks elu näitab. 11 aastat, nagu öeldud, on siis see, mis sul praegu täitub. Eesti jalgpalliklubides ei ole väga palju inimesi, kes oleks nii pikalt pühendumusega oma tööd teinud. Kui sa nüüd vaatad sellele tagasi, kas need on need väikesed õnnestumised, päris suured õnnestumised, nagu näiteks see Eurosari, nagu näiteks see Bronx, nagu näiteks see, kuidas Klaavan ja Lindpere klubisse tulid ja hakkasid asja vedama, või mis on sind nii kaua selle asja sees hoidnud? Sa oled vana kossumees, jalgpallis nüüd 11 aastat. Ma ei oskagi öelda, see ikkagist, võib-olla need väiksed õnnestumised, aga need väiksed õnnestumised on andnud jõudu, et tuleksid need suuremad ka õnnestumised ja tegelikult vaadates neid juhtimisstiile näiteks Joeli ja Ragnari puhul, siis on Joeli puhul oli just see, et talle meeldis anda vastutust teistele inimestele, et ta andis vabaduse ja vastutuse, aga asjad pidid korras olema ja mulle kuidagi sobis see, et me pole ju suur saladus, me Joeliga nagu mingi hetk olime nagu Kalevi klubis tegime väga palju koostööd, et kõik käis läbi sellega, et Joel usaldas mind hästi palju ja ma andsin endast alati parima selles, et need asjad saaks teotud ja kui sa oled selles asjas sees ikkagi, siis on kuidagi nagu natukene teistmoodi kui lihtsalt mingis suvalises töökohas istuda laua ääres, minu jaoks vähemalt ja põnev on, ma ei oska öelda, põnev on, kui sa ikkagi pead nagu, sul tuleb kõne ja sul on 2 soomlast, Aaro Toivonen
ja Stanislav Baranov ja sa oled metsa sees oma elukaaslasega kuskil onnis, kus ei ole internetti ja elektrit on ju, ja sul on ainult läpakas, millel on nagu akutoide peal ja sul on vaja see üleminek kohe ära teha, sest see ei lähe läbi. See on põnev kuidagi, ma ei oska öelda, midagi läheb nagu sinus käima ja kui sa teed selle ära, siis see on nagu õnnestumine nagu minu jaoks jah, ja siis niimoodi see läheb, see on kuni väikest õnnestumine, kuni üks hetk on, sul on vaja üks sünnipäevamäng ära korraldada, on ju. Et sul on vaja perepäev ära korraldada, sul on sünnipäevamängul on vaja, sul on pildistamine vaja ära korraldada klubis, sul on publiku rekordid vaja teha, sul on kõik need pisikesed asjad, sa kogu aeg ainult jooksed ringi nagu väike orav hammasrattas, et need pisikesed nagu töövõidud viivad suurteni ja ühel hetkel ongi sul see vaatad, et su meeskond on, või Kalevi meeskond siis on pronksmedalil ja see on uskumatu ja siis sa vaatad neid ja kõige suurem motivaator muidugi on alati see tegelikult nende sündmuste puhul siis Kalevi kodumängudel ikkagist, et kui sul midagi õnnestub ja keegi tuleb, ütleb, et kuule, vinge, annab nukid sulle, annab plaksud sulle, kuule, aitäh sulle kutsumast, kahju, et ei tulnud täna, aga lahe oli ja võt see on tõesti nagu vinge ja see on nagu see, et kus sa lähed koju ja mõtled, et kurat, mul on ikka päris lahe töökoht. Juhtimisstiile mainisid juba, eelmine kevad oli juhtimisstiilidest päris palju juttu Eesti Jalgpalliliidu kontekstis. Kalevi klubi oli ikkagi presidendi valimistel väga suures nii-öelda taustarollis, et mis pilguga sina seda aega meenutad, kuidas see aeg oli? See oli 2025 terve hooajana tegelikult oli üsna keeruline, sa ju hakkas kõigil meil igasuguste erinevate probleemidega pihta ja see presidendi valimised selles mõttes oli üks ägedamaid selle aasta jooksul. Ma ütleksin üks ägedamaid sündmusi üldse Eesti jalgpalli jaoks, et ma ei mäleta üldse nagu mingit sündmust, mis oleks kogu terviku kokku toonud arutama ja jälgima ühte sükest võistlust nagu selles mõttes, et avalik diskussioon, asjade arutamine, ideede vahetamine, see kõik ju saavutati sellega ja Ragnar pani kokku ikka väga vinge nagu kampaania ja kahjuks ta nagu ei osutunud tollel hetkel valituks, siis tegelikult ju suures plaanis on Eesti jalgpalli hüvanguks sealt palju saadud ja ka Eesti jalgpalli praegune juhatus on siis sealt palju ka võtnud, et ainult hea meel ja see periood Kalevi klubi jaoks oli natukene nagu selles mõttes, et me jälgisime tegelikult seda samamoodi kõrvalt, et meid nagu liiga palju sinna kaasatud ei olnud ja ma ka nagu Ragnariga mingil hetkel küsisin seda, et kas oli selles mõttes teadlik valik, et nagu säästa meid kõigest sellest, siis ta nagu seda ka kinnitas lõpuks, et Kalevi klubi asjad pidid nagu jooksma edasi igapäevaselt, meeskond pidi väljakul jooksma, noored pidid trenni tegema, et ta teadlikult ei kaasanud meid sellesse protsessi aga me jälgisime kõike seda nagu toetavalt tagaplaanilt ja isiklikus plaanis ka nii põnev minu jaoks nagu selles mõttes, et kuidas nagu üks leer ja teine leer ja kuidas nad nagu kokku saavad ja kuidas siis, ütleme siis Tiiv Klaavani puhul just nagu eriti, et kuidas siis nagu, kui on sul mingi kampaania või sõnumi seadmine, kuidas neid sõnu ritta seada, mis su plaaniga sa välja tuleb, kuidas seda ellu viia, et see oli tõesti nagu vinge periood, et aga jah, Kalevi selles mõttes me olime nagu selles mõttes, et tagaplaanis, et oligi nagu veider periood, kus nagu ma mäletan, et 2020 ühesõnaga paar kuud enne seda helistati, Ragnar oli kokku kutsunud siis pressikonverentsi ja siis helistas samal päeval üks agent mulle, Eesti agent ja küsib, et kuule, kas see on tõsi või? Siis ma olin mingi, et jaa, et kahjuks küll, aga jah, et Ragnar Klavan on siis riputab putsad varna, vaata, siis ta ütleb mingi, seda teevad kõik, kas see on tõsi, et ta läheb, temast saab kandideerib presidendiks, vaata, ma olin mingi, mis asja, polnud kuulnudki, mitte midagi polnud kuulnud ja see oli esimene viis, kuidas me saime sellest teada selles mõttes, et ta oli täitsa nagu oma tiimiga seda tegi, minu arust tegi hästi ja eks nüüd siis järgmistel valimistel, praegu ta on klubi juures, ühesõnaga Kalevi klubi juures igapäevaselt ja kui ta peaks nagu otsustama, siis ma arvan, ta on nüüd 4 aastat kogemusi rohkem nagu rikastanud endal, et uuesti äkki siis uuesti see teekond ette võtta või siis mitte.
ei teagi täpselt. Ja nüüd see viimane aasta ka Kalevi klubi juures, pärast seda, kui siis see valimiste trall läbi sai, siis on ka päris palju muutusi toimunud. Joel Lindpere lahkus ametist, tulid mitmed uued näod, Madis Metsmägi, Ivan Stoikovitš. Mis pilguga sa seda kõrvalt vaatad, mis seal muutunud on, mis need põhilised asjad on? Selles mõttes ikkagist nagu muutusi on palju, võib-olla see kõige suurem muutus, mis on toimunud, on tegelikult fookuse muutumine, et kui varasemalt oli siis ikkagist pahatihti, mitte pahatihti, aga ikkagist läks kogu see fookuse esindusele, siis Ragnar nagu ka oma kampaanias kõvasti nagu toonitas, on tähtis noormängijate arendamine, et nüüd Ragnari lähenemine on siis nii palju, kui ma aru saan ja see on lihtsalt pealtvaataja nagu kõrvaltvaataja siis nagu tõlgendus sellest, aga et ikkagist noormängijatele anda võimalus juurde arenemiseks ja nagu ka esindusmeeskond tegi noorenduskuuri läbi, siis tegelikult see suurimad muutused on Kalevi klubi noorte töös just ja seal on ressurssi kõvasti juurde pandud. Kas sa näed, et Kalev kerkib nüüd selle järgmise hooaega tagasi kõrgliigasse või ei ole see hetkel selline asi, mille peale klubis keskendutaks? See on kindlasti olnud, see on kindlasti fookuses. Ivan Stoikovitš on väga-väga tugev treener, ta on väga äge isiksus ja see taustajõud, mis tal tegelikult esindusmeeskonna juures praegu on mina pole kordagi näinud enda perioodil varasemalt, et oleks klubi või tähendab siis meeskond nii palju tuge saanud. Meil on seal peatreener, meil on seal serblasest abitreener, meil on seal serblasest fitness treener, meil on ka teine abitreener nüüd seal, füüsio eraldi ja kas ka mingid analüütikud. Ühesõnaga, seda taustajõudu pole varasemalt kunagi nii palju olnud, kui praegu on. Ja ma tahaks arvata, et ikkagist teades Ivani ka nüüd natukene rohkem, et siis ambitsioon on ikkagist otse tagasi minna. Aga olen üsna kindel, et kui see ei peaks juhtuma, et siis ei ole ka mingi põhjus ka mingiks paanikaks või millekski muuks, et Ragnarile, nagu ma olen aru saanud, tähtis on Eesti noormängijate arendamine, anda neile võimalusi, et kasvatada uusi Klaavanik ja Vetkaleid ja Sheine ja Baskotsisi, kes siis liiguks edasi välismaale. Et see on see, mis ma olen isiklikult aru saanud ja see ressurss, mis on selle missiooni täitmiseks suunatud, on ikkagist märkimisväärne. Sellel noodil on hea otsad kokku tõmmata. Suur aitäh, Remi, külla tulemast. Aitäh! Ja aitäh ka teile, head vaatajad, kuulajad. Loodetavasti oli põnev kuulamine ja loodetavasti leiate ka edaspidi tagasi tee meie rüppe, nii et kohtumiseni juba tulevates episoodides.